Tere kallid kogumispäeviku podcasti kuulajad ja vaatajad. Täna on mul külas näitleja, laulja, koolitaja ja tal on veel väga palju muid nimetusi ka, aga Inga Lunge. Tere, ma just kuulasin praegu algus, ma mõtlesin nagu mitu inimest oleks tulnud sulle podcasti, jah? Aga mul ongi mitu erinevat naist, võib-olla ka meest. ja, eks meis kõigis on neid rolle erinevaid ja tegelikult kui ma vaatan enda ümber, siis mulle tundub, et see kuidagi on hästi oluline neid mingeid silte juurde panna. Muide, täna enne sinu juurde siit tulekut oli mul üks salvestus veel, kus oli ka, aga mis me su nime alla kirjutame. Ja ma ei tea, et võib-olla sobib lihtsalt, kui see minu nimi on, et küll oleks kena on ju, aga ikka oleks vaja ju siis kuhugi lahtrisse panna ja vaat kui sa ei paigutu tegelikult ühtegi lahtrisse või mulle meeldiks, kui seal all oleks kirjas, et Inga Lunge, keda huvitab inimene või midagi sellist. Jah, või et iga päev oled sa erinev inimene? Ei, ma ei ole. Ma arvan, et ma ei ole, et ma olen ka kõigis nendes erinevates rollides olen siiski mina ise, et mulle väga meeldib siis ütleme näitleja tööst vabal ajal ikkagi olla päriselt see, kes ma päriselt olen. Ja näen küll, muidugi näen teiste puhul, et need maskid tulevad ette ja siis eelistatakse olla kas natukene targem, parem, ilusam, tublim ja siis on justkui need erinevad rollid. Ma arvan, et võib-olla siis näitlejana ma saan neid lava peal või olen saanud ka teleekraanil siis kehastada kedagi teist, et ma eelistan elus olla siis see, kes ma päriselt olen. Väga hea, sa juba läksid nende teemade juurde, mida väga küsida tahtsin seoses näitlejatööga, aga võib-olla kuulajatele veel nii palju ka, et mina olen Mari-Liis Jääger, et siis on nimed öeldud. Kõigepealt ma küsin, et millised tõekspidamised sulle kodust kaasa anti seoses rahaga? Jah, kui nüüd mõelda tagasi sinna, kui ma olen päris pisike, siis päris väiksena ma elasin niimoodi, et vanaema oli ja ema ja tädi ja meil oli selline 4 naiste pere ja võib-olla raha, ma ei tea, et ma lapsena või see nii väikesena oleksin üldse kuidagi mõelnud selle raha peale, et see esimene teadlik mõtlemine nagu rahast kui sellisest, minu meelest tuli suhteliselt alles siis, kui oli rahareform ja kuidagi see mälestus on sellest jäänud ka see tohutu mingi segadus selle rahaga, et mingi kummaline asi, et kõigepealt tuli osta hästi palju asju, süüa ja kõike, see oli veel enne, see oli enne kui krooniks läks, ehk siis tuli osta hästi palju, sellepärast et raha väärtus nagu muutus nii kiiresti ja keegi ei teadnud, mis täpselt saama hakkab. Ja siis, kui oli see raha ära vahetatud siis Eesti kroonideks, siis järsku oli seda raha kuidagi, ta oli hästi ilus muidugi, aga et kaupa oli, aga raha ei olnud nii palju. Et kuigi mingi selline veider taju, aga see mälestus on jäänud nüüd küll, ma mõtlen vanaema poolt, ema poolt ka, et palgapäev on selline tore päev, et siis saab osta midagi rohkem või et siis saab näiteks vanaemaga me tegime niimoodi, et ta töötas Viisnurga mööblivabrikus ja siis ma jalutasin talle läbi Pärnu, jalutasin talle tööle vastu. Me elasime Endla teatri kõrval, nii et mööda seda Põhitänavat, mis siis oli Kalevi tänav, praegu on Rüütli, siis veel sealt tagant, pärnakad siis saavad aru, millest jutt, päris pikk tee, mida jalutada ja siis kui me oli palgapäev, siis tagasi tulles me ostsime niimoodi jäätsid, et kui me ühe saime ära, siis me ostsime kohe järgmise ja siis olid alles tulnud need erinevad välismaa jäätised nagu nii-öelda siis jättis ja jäätis võib-olla tuleb silma ette need hästi suured, võt siis me neid saime, ma ei kujuta ette, kuidas halb ei hakanud, aga see oli kuidagi nii äge, et siis seda sai või et sai midagi toredat endale lubada, aga see palgapäevani elamine ja see ka, et kuu lõpu osas ütleme mingi nädal enne palgapäeva võis olla see, et raha ei olnud. Või see oli see, kuidas siis lapsele võib-olla öeldi, et tõenäoliselt võiski olla see, et ei olnudki eriti midagi. Ja seda ma mäletan nii emaga elades kui vanaema puhul vist ka. Et just see, et siis söödi seda, mida nagu oli, et keldrist tuli siis kartulit ja nagu midagi ikka sai. Aga
nüüd praegu olles emaga rääkinud, siis ema kuidagi tagantjärgi, et ta on rääkinud seda, et vaat kuidas oli keeruline või raske või et tal oli kahju, et ta ei saanud meile õega lubada mingeid asju, mida oleks tahtnud, on ju. Siis vaat ei mäleta, vaat laps ei võta asju niimoodi. Ja siis olid alles tulnud näiteks need nagu taaskasutuspoed ja need ei olnud alguses populaarsed, need oli pigem see, et näed, sul ei ole raha, just, et noh, et siis sa lähed, võtad sealt. Minu ma sain sealt üliägeda, ema oli mulle ostnud ja võiski olla mingi selline jõuluperiood, ma pakun, et kas see tuli päris kingituseks, ma täpselt ei mäleta, aga üliilus dressipluus, roosa, siukene värvi, no hästi ilus, mulle see väga meeldis. Ja kui ema jälle tagantjärgi räägib, et noh, et justkui see oleks häbiga olnud seotud, et ei olnud võimalik, on ju. Ja ju siis olid keerulised ajad, et tõenäoliselt tal oli raske hakkama saada, aga lapsena seda ja noorena ka ei tajunud. Et pigem seda, et minu jaoks oli tore, kui jälle sai praekartulit ja võiski süüa mitu korda seda kartulit erinevat moodi ja kartuliputru ja praekartulit ja ikka oli kõik tore ja hästi. Et see, et kui sa mõtled nagu mustri mõttes, et mida lapsepõlvest kaasa, siis ma tean küll ja ma olen sellega tegelenud, et see hirm, et äkki raha ei ole ühel hetkel või see rahaga seotud hirm, et sellega tegeleda, et seda nagu vabaks lasta endast, et see on täiesti noh, kuidagi mõistuse vastan või absurdne, kus see tuleb, on ju, et sa tunned, et tegelikult sul on ju tööd ja sul on raha ja sul on kõik hästi, on ju, aga miks see hirm peab olema sinna kuidagi kokku liidetud, võt see on nagu paha. Aga eks selle erinevaid põhjuseid, näiteks tuleb ka jälle rahaga seoses, mis iganes olukord see võis olla. Oli see, et me olime emaga koos ja ema läks midagi viima pandima ja mis oli talle kallis. Mul kuidagi nagu mälestus, nagu oleks mitu asja, ma isegi tean, kus see pandimaja oli, kus oli see vana, kas praegu on Tallinnas nüüd see Kosmosekino või on seal midagi muud, vabandust, ma ei tea, aga no see Kosmosekino on ju ja Kosmosekinost nüüd üle tee, kui tuled sealt üle selle suure tee ja siis nagu natukene vasakule poole, vaat seal nurga peal, see puidust, seal oli nagu mingi komisjoni siis või no ühesõnaga, et sa said siis viia oma asjad, sa said mingi raha ja siis ma sain aru, et nüüd meil on vist raske või keeruline. Aga muidu ei. Et kuidagi tundub, et ema kuidagi ikkagi hoidis seda nagu enda sisse. No tõenäoliselt, et sellest nagu väga palju, muus osas ei räägitud ja ma teadsin jah, et ei pruuki raha olla või et võib-olla midagi ei saa või aga vaata lapsena see on sinu reaalsus, milles sa elad ja see on normaalne. Ja sa arvad, et kõik elavad nii? Ja sa nagu ei mõtle või noh, võib-olla märkad seda näiteks täna käisin siin, jalutasin Kadrioru pargis ja ma käisin seal Sinivalges, käisin siis tennist mängimas. Ja siis ma mäletan küll seda, et see oli algklasside periood ja et minul oli veel see puidust reket, kui teistel olid juba need välismaa reketid, siis nii öelda on ju, et need uued moodi nagu praegugi on, et seda, et jah, mingi vahe, et siis oli näha küll jah, kui kellelgi olid juba mingisugused ägedamad asjad, aga ma ei ole kuidagi, tõepoolest ma ei ole väiksena ka neid asju oluliseks pidanud ja ei pea siiamaani, et selle koha pealt ei ole see olnud mingi trauma koht küll, aga olen tabanud ennast mingitest täiesti jaburatelt rõõmudelt iseenda sees ja ma saan aru, et need tulevad kuskilt alateadvusest, et näiteks ma lähen poodi, et ma ostan kõik söögiasjad ära, mis ma ostan, et mul on selle üle hea meel. Et ma märkan seda. Sa saad nagu osta neid asju, mida sa tahad. Ja see tunne on nagu pisike enda sees, aga ma märkan selle ära ja mul on mõnes mõttes hea meel, et ma selle ära märkan, et ma ei võta seda enesest mõistetavalt. Et ma kõike saan lubada endale. Jah, vaid et see on väärtus ja et mul on hea meel selle üle, et ma ei sõida neid nurki maha nagu. Kas sa siiamaani, kui sul, ma ei tea, on palgapäev, ma ei tea, tõenäoliselt on sul vist erinevad palgapäevad on ju, et kas sa siis lubad midagi enamat, et kas see kuidagi on ka kaasa tulnud sinuga? Siin tulebki nüüd aru saada, et ma elan hoopis teistsugust elu kui palgatöötaja, ehk siis ma olen ise enda tööandja, mis tähendab seda, et mul ei ole ühte päeva, kui nagu noh, et see käib veidi teistmoodi jah, et see rütm on teine, see ajaline rütm on teine, et võib olla mingi aeg, kui üldse tööd nagu väga palju ei ole, on ju, ja võib olla mingi hetk, kui sul on hästi tihedalt, et noh,
võta nüüd kinni ja need ma olen kuidagi niimoodi mõelnud, et mitte nagu endale luba, vaat mul ei ole nagu väga midagi vaja, ausalt, et mul ei tundu nagu sellist, et nüüd oi küll, kui ma siis ostan, ei. Aga seda ma olen küll mõelnud, et kui mul tuleb tööga seoses, tuleb raha sisse, siis ma tegelikult mõtlen juba, et kuidas seda uuesti selle, nagu ütleme, et seda tööd veel paremini teha. Või et kas see võib olla, vahel võib see olla mingi lihtne asi, võib olla, ma ei tea, kosmeetika asjad või mingi uus pintsak või midagi riietusega seotud või siis on, ma ei tea, kodulehe arendajatele mingi osa või et see kõik ei ole nagu ainult siis nii-öelda kulutamiseks, vaid ma juba mõtlen, et kuhu seda suunata. Planeerid juba ette neid asju, on ju? Jah, natukene ikka mõtlen jah, et ja mingil hetkel, kui ma näen, et ma ei ole piisavalt ise panustanud oma iseenda töösse, siis ma jälle korraks nagu võtan kuklas selle mõtte, et mis me paremini saame teha või mis nüüd edasi. Ja ma tahtsingi küsida just, et kas sa oled pigem täna ettevõtja või palgatööline, aga ma sain juba vastuse, et pigem ettevõtja. Ja millal sai sinust ettevõtja? Kas oled sa käinud ka palgatööl, ütleme, küsin siis niipidi? Tore sõna, ma jäin mõtlema selle ettevõtja, me kõik võtame ette asju, on ju. Aga et millal sai, jah, ma olen projektipõhiselt olnud mõndade töödega seotud palgana ka ja ülikooli ajal ja niimoodi ma mäletan nagu kõrvalt asju teinud. Ma nüüd kohe mõtlen, et ma ei valetaks midagi. Koroona ajal ka tegin raadios tööd, seal ka siis ikkagi tuli palk, on ju mingil konkreetsel päeval. Et aga Toomingasoo mis meil on Tommiga, on sama vana, kui on meie tütar Noora, vist umbes nii on lihtne arvutada, äkki siis 13-14 aastat. Ehk siis ütleme, mingis osas sa teed sellist natuke nagu palgatööd, aeg-ajalt mingeid selliseid pikemaid projekte siis. Oleneb ja ega see loomingulises valdkonnas nii ongi, et tulevad mingid projektid või võib-olla mingi teatritöö või mõni seriaal või mingi asi, et need käivad kuidagi jälle teistmoodi ja oleneb, kuidas siis nagu mugavam on sellel korraldajal seda asja siis nagu paika sättida. Aga jah, kui ma kuulen ja kui ma ka mõtlen ise selle peale, et see tunne, et sa tead nagu kindlalt, kui ma kuulen inimestelt, et ongi, et võt enne palgapäeva, et raha ei ole või et võt nüüd ma ei saa, ma ei tea, piima osta, on ju, et nädala aja pärast saan raha. See on küll kurb koht. Ja. Täiesti nõus. Aga sinul on ju samamoodi, et nii palju, kui sa tööd teed, nii palju sa raha saad. Ja on erinevaid perioode, kus siis on kuidagi rohkem neid pakkumisi, võib-olla mingid teised perioodid, mingi sesoonsus. Et kuidas just nimelt sa selle stabiilsuse või ma ei tea, raha ärevusega tegeled või ma arvan, see on jällegi aastatega sul tulnud paika loksunud, on ju. Et tõesti, et mis tööid võtta, mis tööid mitte võtta, oli see COVID, aga kuidas nagu see üle elada, et minu jaoks ka, kui mina olen palgatöötaja, on ju, et siis ongi see, et ma tean, et ma saan planeerida, on ju, et kuidas see nagu see mõtteviis või just sellise endas rahul nagu leidmine käib? Ma oskan rääkida iseenda kogemusest, mis elu on näidanud ja elu on näidanud seda, et raha on täpselt nii palju, kui seda on vaja. Ehk siis, kui seda päriselt on vaja. Ja mõnes mõttes jah, võib-olla ise asju ajades, mingid asjad võib-olla on keerulisemad alguses. Aga mulle tundub, et see pikas perspektiivis toob mingisuguse hingerahu. See tähendab seda, et sa ei tea, kas sul on homme töö. Aga ma tean. Tähendab, mul on täpselt siis, kui ma ise tahan ja midagi ette võtan, midagi teen, midagi lükkan kuskilt, et ma ei sõltu. Et see on vabadus ja see on päris suur vabadus. Loomulikult on võimalik jah, et mingis ära iial ütle iial on ju mingis perioodis võib olla see tulla see aeg, et kui olekski mugavalt niimoodi ühes kohas,
jah, ja hakkaks see rutiin võib-olla kuidagi meeldima. Praegu ma näen, et minu selle tegevuste juures on kõige mõistlikum, et ma ise neid asju siis kavandan ja planeerin oma graafikusse. Et ma ei ole kellestki teisest sõltuv. Minu meelest see on, kui ma vaatan niimoodi suures pildis, siis mind on ehmatanud need olukorrad, kui näiteks, ma ei tea, ütleme riiklikust teatrist või linnateatrist või kusagilt teatrist kellegagi lepingut ei pikendata. Ja siis tulevad väga, väga kurvad artiklid ja et mis nüüd saab ja mis selle inimesega üldse saab. Ja see on kuidagi kurb punkt, see tähendab seda, et me ei ole sellest aru saanud, et meie elu on meie enda kätes. Et me oleme nii sõltuvad, me oleme nii sõltuvad teistest. Et eriti kui me räägime loomingulisest poolest näiteks, et sul ju põleb midagi, sest sa tahad ju midagi teha, ja kui tahtmine on olemas, siis sa juba sütitad teisi enda ümber, on ju, et see on kuidagi kurb jah, et ma näen inimesi, kes on tööl kusagil ja nad justkui ise oma jutu järgi, ma ei tea, kui täpne see on, nad ei tahagi selle olla, nad tulevad, nad peavad tööl käima, neil on raske, nad on stressis, neile ei meeldi seal, ma ei tea, kas ülemus, töökorraldus, mis iganes asjad, aga nad ikka käivad. Ja nad ei tule ka ära ka ei tule, on ju, et kuidagi sellised väga suured käärid ja niimoodi terve elu, siis mulle tundub, et midagi on valesti või et võib-olla oleks parem ja lihtsam olla siis maal ja ise kasvatada oma porgand kartul ja olla peast terve. Nõus. Aga samal ajal, mida tahaks, et oleks ilus uhkauto ja tahaks minna välismaale reisile, on ju. Nii et eks siin on neid mõttekohti, aga ma arvan, et see suund, mida me võiksime lastele õpetada ja see ei tähenda see, et palgatöö halb või ettevõtlus parem, mitte see ei ole see pluss ja miinus, vaid küsimus on, mida sa päriselt tahad teha. Et mis on see sinu jaoks oluline? See vastutuse võtmine ka, et see on minu elu, ikkagi sõltub minu enda valikutest. Et mis ma tahan ja kui me saame selle tahan ülesande pinnalt, kui me saame, et inimene teebki juba seda, mis on talle oluline, siis ükskõik mis vormis või kuidas siis see teenistus tuleb, aga ta igal juhul tuleb ja teda hoitakse igal juhul seal töö juures ka, sellepärast et ta tahab seda teha, ta panustab sinna rohkem, ta ei vaata kella, on ju, aga kui see on see pean, et ma pean, siis sa sööb ise ennast seest, sa oled väsinud, depressioon ja kõik muud asjad tulevad selle pinnalt, eks selle tahtmisega muidugi peab olema ka ettevaatlik, et siis on oht selleks läbipõlemiseks ka, on ju, et võib-olla ise peaks oskama ka seda jälgida. Aga minul on olnud nii ja ma olen niimoodi harjunud ja minu rõõmuks ei saa mind keegi lahti lasta ja see on päris hea tunne. Ja, et võib-olla ainuke asi, mis ma näen, et kui sinu tervisega näiteks midagi on, siis on sul väga raske ka juurde tekitada seda raha, on ju. Aga mismoodi keegi teine tekitab midagi juurde, kui ta on palgatööl ja tal on tervisega midagi? Täiesti nõus. Ainult ongi see võib-olla investeeringud või mingi, ma ei tea, oled kuskil osanik, et siis sa saad mingit dividende. No näiteks ja mis üks ei välista teist, et täpselt samamoodi saab ju eraisikuna investeerida ja kõik need võimalused on olemas, on ju. Et või siis mõelda nagu pikemalt ette, on ju, et ahah, et võib-olla investeerida kuskile kinnisvarasse või teha mingeid seikseid otsuseid. Et aga see oleks huvitav ja ma arvan, et kui me statistikat vaatame, ma ei usu, et palgatöötajad nüüd oluliselt rohkem ennast tunnevad turvalisemalt, nagu siis ütleme, kui peaks midagi juhtuma. Ja ma arvan, et see on see sama, et võib-olla raha tagavara on ju. Ma just tahtsingi küsida, et kui suur sinu raha tagavara on või mulle tundubki, et sellises positsioonis ikkagi võiks olla on ju, mingi tagavara, mis annabki sulle selle vabaduse, et ma nüüd praegu teen, nüüd ma tahan puhata on ju, et lõputult ei jõua ka oma loometööd teha. See on päris hea küsimus jah, et kas see on nüüd vähe või palju, mis mul selja taga on. See, mis on ühe jaoks vähe, on teise jaoks palju, et võtta sealt nüüd kinni. Ma arvan, et aus vastus on see, et ma tunnen ennast turvaliselt. Ja et ma tunnen, et jah, et mul ei ole seda ärevust.
ja see on kõige olulisem. Mul ei ole liiga palju ja muidu ma ei taha liiga palju, mis võib kõlada imelikult, aga mida rohkem sul on, seda rohkem on suurem on ka vastutus. Ehk siis ka see, et kuhu sa siis selle paned, et ta sul nagu päris ära kokku ei kuku. Noh, et ma ei tea, ütleme, et mul on siin kuulub mingisugune mingi suur ettevõte näiteks on ju. Ja mul on palju töötajaid seal. Noh, jummel, hakka siis mõtlema, mingil hetkel tuleks otsi kokku tõmmata, tõenäoliselt oleks praegu see aeg, sellepärast et ajad on sellised hästi muutlikud on ju ja igalt poolt tõmmatakse kokku, et peaks suutma neid otsuseid teha on ju ja inimesi siis lahti laskma vajadusel on ju, sest laieneda on alati on ju väga mõnus, et kõiki neid asju, kas ma tahaksin neid asju teha või kas see on see asi, mida ma siin elus tahan teha, siis vastus on, et ei ole. Et aga mul on väga hea meel, et need inimesed on olemas, sellepärast, et muidu asjad üldse ei toimiks, on ju. Et aga see ei ole minu rida. Võib-olla ma küsingi, kas, ma ei tea, saad aasta otsa enam-vähem sama elustiili jätkata. Et kui sa nüüd aasta otsa tööd ei taha teha, et sul on võimalus seda. Mul ei ole õnneks sellist, tead sa, mul ei ole seda. Ma nüüd ei taha teha aasta otsa tööd. Ma väga armastan seda, mida ma teen. Et mul ei, ma pigem hea meelega teen, et ei ole selline, et et nüüd ma pean, eile oli koolitus Paldiskis, siis sõitsin Tartu tagasi, nüüd ma pean täna tulema Tallinnasse, muidu ma tulen homme ka, ma käin vahepeal Tõrves, ma jõuan veel täna Tartu, siis käin Tõrves ja siis tulen Tallinnasse homme ka. Et ja ma ei jaksaks neid asju teha, kui need ei oleks päriselt need asjad, mis mind käivitavad ja mida ma tahan teha ja kus mul silm läheb särama. Et kui nad ei ole need asjad, siis tuleb midagi muuta. Ja see hirm, mis meil on tihtilugu seotud muutustega, et kui me läheme sellest mugavustsoonist välja, et kui, ja sa ei tea, mis saab, on ju, et järsku on midagi teistmoodi, et appi, et mis nüüd saab, mis on minu suur eelise pluss praegu veel, ma ei ütle jälle, et ühel hetkel ei või kõik muutuda, mul ei ole ühtegi läänu, sellist suurt läänu ja ma tean, et väga paljud, kui sul on see, siis sa oled juba nii-öelda, sa oled väga seotud. Ja sa ei saa teha seda. Kas sulle meeldib või ei meeldi see töö, kus sa oled, siis sa oled seal sellepärast, et sul on vaja vaat seda raha, et maksta ära see laen, eks ju, või see osa. Ja nii tekivad käärid ka. Et praegu kuidagi on elu niimoodi läinud, mis jälle ise näen ka, et mingeid asju tahaks maakodus ka natuke kiiremini teha, et võib-olla on mõistlik võtta ikkagi laenu ühel hetkel. Et aga samas jälle ma vaatan, pole mul häda nagu midagi on ju, et ongi nagu valikute küsimus on ju. Et aga et kas ma tahaks seda vabadust ja mis hinna eest ma olen nõus sellest vabadusest loobuma. No see hind oleks väga kõrge, et ma ikkagi väga naudin seda, et on võimalik ja ma olen tänulik selle eest, et see ei pruugi igal ühel niimoodi olla, on ju, aga teisipidi saab öelda, ei ole kuskilt keegi mulle midagi niisama andnud, kandikul kätte toonud, ei ole pärandusi kusagilt tulnud, et kõik on täpselt nii, nagu ise teed. Ja ma saangi aru, et sa töid valid vastavalt sellele, mis sul paneb silma särama ja mis sind kuidagi sütitab, sest kindlasti neid pakkumisi on päris palju ja on ka neid ei ütlemisi ja see sama vaba aeg versus siis töö tegemine, mida sa ka armastad on ju, aga et leidagi ikkagi oma pere jaoks ka aega. See on kõige olulisem, et ise endale ja perele oleks ka aega ja et see kusagil see tasakaal oleks ja seda tuleb jälgida kogu aeg, et sest et vahel võib olla suures tuhines, nii nagu ma planeerin oma tööasju, nii ma planeerin ka oma vaba aega sinna sisse ja jälgingi, et vaatan, et siia me rohkem midagi ei võta, et siin võiks olla nüüd meil mingi puhkehetk on ju. Et see on oluline planeerida oma kalendrit niimoodi, aga selles plaanis jällegi ma olen vedanud, ma olen õnnelik inimene, ma saan ise oma graafikut sättida. Ehk siis kui ma juba näen mingis osas, et siin ma ei jaksaks praegu nii palju enam rabeleda, et siis ma ei tea, siis ma kirjutan või teen midagi muud ja ma ei planeeri sinna muid tegevusi. Ja ma arvangi, et see on ajaga tulnud, et kindlasti on hetke olnud, kus sa oled, ma ei tea, läbi põlenud ja sellest õppinud, et on liiga palju asju, mis sa oled võtnud, mis küll kõik on toredad, on ju, aga lihtsalt seda on korraga liiga palju. Selle keha tunneb ära ja mingil hetkel, et kui see tasakaal läheb paigast ära. Ja ma õnneks olen tegelenud endaga nii palju ja tegelen edasi, et ma tunnen need märgid ära enne, kui on asi pahasti.
nii vägev. Ja see on oluline minu jaoks, Muidugi. sellepärast et ma saan aru, et kui minuga käib krõks, siis ei ole ikka üldse hästi, on ju, et ma ei taha olla probleemiks teistele. Nii et ma märkan selle hästi kiiresti ära, kui ma olen väsinud ja siis ma tõmban seda pidurit hästi hoolega. Kas sa täna teed mingit sellist eelarve asja või kuidas sa oma neid rahaasju planeerid? Et kas sul on kõik ma see arvan toimub loominguliselt, ma arvan, et see on selline loominguline, jah, ei, mul ei ole Exceli tabeleid. Need Exceli tabelid tulevad mul appi, mul on hästi tugev, siis ütleme see ajus ka see reaalne pool, ma olen lõpetanud reaalklassi ja eraldi õppinud majandust veel juurde. Aga et need on olenevalt nüüd asjast, kui ma vean mingisugust projekti, kui ma ise seda olen käima lükanud, siis loomulikult mulle väga meeldib, et mul on asjadest konkreetne ülevaade ja kõik need eelarveread jooksevad ilusti paika. Ja isegi kui on sellised, ütleme, kus on väga palju muutujaid, Tõnu Raadiku tänukontsert, kus tõepoolest, et sul võib mingi asi liikuda ühele või teisele poole või et kuidagi, aga mulle see numbrite maailm väga, väga meeldib seal. Elus endas ma rohkem usaldan elu ja ma lasen elul ennast kanda, et minu jaoks, kui sa võtad hästi suures plaanis nagu, et mis on tähtis, päriselt minu jaoks ei ole need asjad number 1, see raha number 1 ja see, mis ma saan võimaldada, ma ei tea, endale või lasta, see ei ole number 1. Päriselt ei ole. Ei peakski olema, et minu jaoks on kõige tähtsam see, et oleks tasakaal ja rahu, et oleks hea olla ja et ma suudaks seda anda ka oma lastele edasi. See on minu jaoks kõige olulisem ja kõik muud asjad reastuvad selle järgi. Ja ma sooviks, et mu lapsed ka selle järgi siis või võib-olla nii-öelda peegeldusena siis seda õpiksid ja mulle tundub, kui ma praegu poega vaatan, siis on nii läinud küll. Ja ma just tahtsingi küsida, kas sa juba näed nii-öelda neid viljasid, et see on olnud nii, nagu sa oled soovinud. Ja just. Ja ma arvan, et see julgus või see enesekindlus teha oma asja ja minna oma sisetunde pealt ja intuitsiooni pealt. No see tuleb muidugi ajaga ka, aga see oleks nagu nii hea, kui see tuleks kodust. Et me mitte kodust ei saa seda hirmu, sa pead tööle minema. Sa muidu, sa sured välja, mis sus saab, mine, sa tulnud mitte selle hirmu pinnalt, vaid see, et vaata, maailm on lahti, mis sa tahaks teha, mis oleks nagu see kõige ägedam asi, mis sa tahaks teha. Et kui sa praegu mõtleks, see sama asi on ju, et kui rahas ei oleks küsimus, mis sa tahaks teha ja tegelikult seal on see vastus olemas. Seepärast, et kui sa hakkad seda tegema, siis sinu energia on juba see, mis käivitab ka teisi sinuga liituma ja see asi kasvab. Nii mõnes mõttes raske ja lihtne see ongi, aga see usaldamise punkt on hästi keeruline, on ju, et pigem lähen kas või selle hästi väikese raha eest sinna kuskile tööle ja olen õnnetu kas või, et see tundub lihtsam. Aga see ongi see, mis sa ka kodust kaasa saad, on ju, ja tegelikult oli see sama lause, ainult et erinevalt sõnastatud, on ju, et kuidas sa seda oma lapsele edasi annad, et kas see on nagu võimalus või see on see, et sa pead, muidu sa sured ära, muidu sa ei saa, ma ei tea, süüa ostama. Lapsed õpivad meie järgi, eks me saame kõik mõelda, et kuidas me ise elame, kuidas me oleme. Nad ei õpi meie sõnade järgi, et sa võid talle lõputult öelda ära, nii tee, ja kui ta ise läbi kogub seda, oleksin pidanud emmet kuulama võib-olla. Tal on vaja see kogemus kätte saada. Aga kui ta näeb ja ta elabki selles reaalsuses, kus kohas sina elad, et kas ta nüüd elab selles reaalsuses, et oi, meil on nüüd praegu kohe need laenumaksud minemas ja siis need maksud minemas ja oi, nüüd on pahasti, on ju, et kas see stress on nagu seal sees, on ju, või ta näeb mingit muud pilti. Ja? Ma tean, et ja lihtne rääkida, aga ega me keegi ei tea jälle, et mis see lõpuni õige on, sellepärast, et selleks peaksime me hüppama nüüd siit praegu, ütleme, võib-olla pluss 40 aastat, on ju, ja siis saame kokku sinuga ja uuesti rääkima Mari-Liis, et paneme paika. jah, et kuidas siis oli, on ju, et kas see nagu õigustas ennast ja kas niimoodi saab ka elada? Jah, ja seal on minu meelest nii palju neid muutujaid ja neid komponente, mis mõjutab ka last, et üks on tõesti see, mis me kaasa anname, teine on juba need sõbrad, on ju, kõik need kollektiivid, kõik need, ma ei tea, mis elus ette tuleb, on ju,
aga noh, see baas on, mida me saame siis kaasa anda, on ju, et mingid teadmised. Kui ma tean, et sa aeg-ajalt lastele tekitad ka ebamugavusi, et ma ei tea, kas see on ka sellises rahamaailmas, et kõiki asju nad ei saa või mis kuidagi tarkus sa neile edasi annad või püüad anda? Mulle tundub, et see käivitav jõud tihtilugu on puudus. Ja see käivitab meid. Et kui ma kõik need, kes on minu vanused või vanemad, siis mõtlevad tagasi see oma nooruse lapsepõlve peale või et ei olnud kõike saada, on ju, ja siis sa said unistada, sa said mõelda, tulid erinevad mängud ja see fantaasia hakkas tööle, aga praegu on kõik kohe olemas. Ja jõulukingitustega sama, et seal oli pikk list, mida kõike sa tahtsid saada. Seda ja seda. Ja praegu küsid lastele, ma ei tea, sellepärast, et kõik on olemas. Ja see on kuidagi devalveerinud nagu hästi palju nagu seda väärtust siis või et ja muudes valdkondades samamoodi, et mida me hindame ja mida me kalliks peame, noh, ükskõik inimsuhetes näiteks on ju. Et aga asjade koha pealt küll jah, et tõepoolest ma arvan, et neid asju on liiga palju meil kõigil ja lastel ja täiskasvanutel, et kui nüüd tuleb, et ma pean, ma ei tea, selle teise kolmanda saama, siis tõepoolest, eriti kui nad on väiksemad olnud, et ma olen seda puudust tekitanud meelega, mitte see, et mul ei ole võimalik, aga et ta ei saa seda asja kas siis kohe või siis tõepoolest ootabki jõuludeni või et kuidagi, et see ei tule liiga kergelt kätte. Et nii ehk naa tulevad väga paljud asjad liiga lihtsalt, aga puhtalt see, et ta saaks unistada, et oleks mingi eesmärk kuskil seal ees. Sest see, kuidas eriti kui me kasvame ja areneme, kuidas meie aju areneb üks pool ja teine pool ja meil on nagu kõike vaja kuidagi nagu mõelda, et kõik see tasakaalus areneks. Mitte nii, et eks me nüüd näeme, ma ei tea, jälle ei saa öelda, et näe, ma ei tea, praegu tehakse õigesti või tehakse valesti, me ei tea seda. Et jälle läheme võib-olla 50 aastat edasi ja siis vaatame väga õige, lastel las olla kõik käes ja kõik olemas, aga samas kui on vaadatud ja tehtud katseid hiirte peal ju seda me saame jälgida, on ju. Ja ma usun, et väga paljud on kuulnud võib-olla siis ja nüüd ma ei saa nimetada seda, kes tegi selle katse, aga ühesõnaga hiirtega tehtud katse, kus neil järjest paremaks läks elu. Lõpuks nad ei pidanud millegi eest muretsema, on ju. Et kõik söök on olemas, kõik asjad on olemas, kõik on turvaline, midagi ei juhtu. Ja mis seal siis juhtus, oli see, et nende hiirekesed, nad lõpuks enam teineteisest ei huvitanud, enam nad ei paljunenud nii palju. Sõid ennast lihtsalt paksuks, tulid erinevad tervised, nad suri välja see populatsioon. Kõik. Ehk siis praegu ka, kui sa vaatad, et need, kes tõusevad või kusagilt tekivad, võib-olla nad on, ütleme, kas nad on poliitikas, spordis, kus nad on väiksematest kohtadest. Nad tahavad kuhugi jõuda, neil on mingisugune eesmärk, midagi, mida nad soovivad. Et ei ole selline mõnus, mugav, siuke lodev elu, et ma nagu midagi ei taha, MS-i teenivad piisavalt raha, kuni minu surmani dividendid jooksevad, on ju, et ole rahulikult, et siis see liin sureb välja. Lihtsalt paraku sureb välja, et tulevad siis kusagilt, ma ei tea, keerulistemastest oludest, kas meie enda riigist või siis kui siit mittes tulevad teistest kohtadest, kes väga tahavad ja kes pingutavad, kes on nõus selle nimel pingutama ja saavad aru, et see on suur asi, kui sa lähed poodi ja saad endale osta süüa. Just, et oskad hinnata neid väikseid asju, mida meie juba peame elementaarseks. Absoluutselt. Aga veel laste koha pealt, kas sa taskuraha kannad lapsele? Ma ei tea, enam ei ole rahakotti, ei ole taskuid ka, kuhu seda raha panna. Et kõik on ju nii muutunud. Mõlemad lapsed on teinud mingis perioodis ise tööd ka. Ja siis kas teatris olnud mingisugustes väikestes rollides, neil on tekkinud mingi oma raha. Ja see on kaardi peal, et praegu taskus neile ei ole. Aga ja see on huvitav, sest kui ma mõtlen iseennast tagasi, mulle üliharva, kui ma sain mingit taskuraha. Meil on kodus üldiselt kõik olemas, meil on kool on hästi lähedal kodule. Ei ole nagu põhjust eriti midagi, aga ei ole kunagi olnud ka seda, et lapsel ei oleks raha, siis ma muudkui jälgin, kuidas tal kaardi peal on ja ma ei tea, kuna ei ole olnud see eraldi teemaks,
siis nad ei taha kulutada niisama mingisugusele tühjale tähjale. väga tore. Et neil ei ole sellist asja tekkinudki. Eks nad teavad, et see on nende raha ja et neil on võimalik, kui nad tahavad, et kui lähevad sõpradega kuskil välja või tahab, ma ei tea, kommi osta seal või midagi on ju, et siis ta saab seda teha või siis ta küsib mult aeg-ajalt, et kuule, aga ei ole kuidagi olnud see nagu asi iseenesest, minu jaoks kõige ehmatav, mida ma olen kuulnud on see, et kui laps, ma ei tea, teeb midagi hästi, siis ta saab raha ja see kuidagi lapse vanema ja lapse vahel see rahaline suhe. Mulle see ei meeldi kuidagi, ma arvan, et seal on midagi valesti. Et me võime filosofeerida väga pikalt sellel teemal, et mis seal kaotsi läheb. Aga see, et kui ma olen sinu laps ja selleks, et sinu armastust ära teenida, et sulle meeldib, nüüd ma teen midagi, siis ma saan raha sellest vastu see. Mulle tundub, et see on ohtlik tee. Et see ei ole päris see, et jah, ma raha võib anda ja ongi, et kui lapsel on vaja või midagi on vaja teha või tahab seal, selge see, et tahavad vanemad seal aeg-ajalt on ju, kui on kooli algus või vahel, kui on sünnipäev on ju mingeid summasid, et siis need võimalused on olemas, aga mitte, et see nagu ootus oleks. Ja ma ei tea, et saad need hinde, no see kuidagi see, ma ei tea. Käitud ilusti, saad raha. See on nii hirmutav, et see inimsuhetesse, niisama lähedastesse suhetesse, see raha mõõtme sisse toomine. See tundub mulle tundub vale tee. Võib-olla keegi teine leiab teisiti, et äkki sa siis armastad mind rohkem, kui ma sulle maksan. Ja, miks ma selle teemaga sisse tõin, et me siin nüüd üle-eelmine nädal juba tegime taskuraha uuringu ja need tulemused on ka kõigile kättesaadavad Swedbanki blogilehel, kui te lähete rahaasjade teabekeskuse alla. Ja eks sealt tulebki välja, et endiselt ikkagi antakse, premeeritakse lapsi tubli olemise eest või siis heade hinnete eest. Ja see on jäänud ikkagi enam-vähem samale tasemele, mis näiteks 5 aastat tagasi. Ta ei ole väga suur, aga ikkagi on. Aga palju siis saab raha, kui sa hästi õpid? No võt selle me vanuse grupiti küsisimegi, kui palju te annate taskuraha ja leidsime ka sellise kaalutud keskmise. Et ma just vaatasin enne järele, et 11–15 ehk siis sinna vahemikku läheb ka sinu laps, et keskmiselt, kaalutud keskmiselt siit saab 34 eurot kuus. Aga jällegi lapsevanemad annavad väga palju ka siis, kui lapsed küsivad, et ei anta nii-öelda regulaarselt, aga see regulaarsus on tulnud või läinud populaarsemaks ja pigem siis alates seal tõesti 11. eluaastast, et enne on tõesti see, et kui laps küsib pigem. Ja võib-olla mis on selle regulaarsuse mõte on see, et ta oskaks ka planeerida tulevikus, et tal on sellised nii-öelda kohustused on ju, sul on selline sissetulek, et kuidas siis hakkama saada kuu aega. Aga jällegi minu meelest on siin hästi oluline see läbirääkimise koht, et mille jaoks ta seda kasutab on ju, mille jaoks on see mõeldud on ju. Ja kui tal ei olegi sellist head ideed, et et lihtsalt nänni osta on ju, et see on nagu teine, mida lapsevanemad tunnevad, et kas on see päriselt, mida ma tahtsin või mida ma mõtlesin on ju, et see õpetus ma arvan on hästi oluline sinna kõrvale, kui seda teha, siis on ju anda regulaarselt. Praegu sind kuulates mõtlesin, et kindlasti on ju erinevaid kuulajaid praegu ka, kes meid kuulavad, et appi, kuidas tahaks öelda, et see, mis on keskmine, ei ole kunagi nagu reaalsus, nagu see keskmine on siuke nii udune mõiste alati, et see statistiline keskmine ei pruugi olla võimalik igas peres anda, kui sul on, ma ei tea, seal üksik ema kasvatab 5 last, anda igale lapsele seal 34 eurot on ju. Ja siis kuidagi nagu hakkama saada, et ei pea, ma arvan, et ärme kuula neid keskmisi, vaadake vastavalt sellele, et kuidas teil endal on ja kuidas on hästi, kuidas te tunnete, et on hästi. Ma arvan, et see on oluline ära tabada, et kui sellel lapsel ikkagi on ja see sõltub ka, võib-olla laps käib kusagil koolis väga palju eemal, sealt edasi on trenni, ei tea kuhu. See ongi vaja, et tal oleks pidevalt tegelikult igapäevaselt, et sa jälgid, et tal on nagu olemas need vahendid juhul, kui ta jääb hätta või midagi ongi vaja.
et see tuleb kõik läbi mõelda, et see oleneb nii sellest situatsioonist, milles sa elad. Et kui see ikkagi kool ja trenni asjad on kõik on nii kodu lähedal, et tal tegelikult ta saab kodust läbi, kodus on söök olemas. Et siis ei olegi võib-olla nii palju seda vaja, et see oleneb kõik sellest situatsioonist on ju, või sa elad kuskil maapiirkonnas, jälle teine situatsioon. Et ma usun, et selle kesktee leiab igaüks ise ja seda ma ausalt tegelikult ei kardaks, et lapsed, kui nad ei saa, ma ei tea, taskuraha, ta täiskasvanu eas täiesti, tal on aju mingi osa puudub, ta ei saa aru, et kui ta saab palga, et ta kohe esimesel päeval seda ära ei kulutaks. No kulutab 1 kuu ära, vaat järgmine kuu siis vaadaku on ju, no see nüüd ma arvan ei päde, et aga see osa on, seda ma mäletan, nüüd ma korraks tulen lapsepõlve juurde tagasi, ma olin siis mitte väga väike. Ma mäletan, et mulle anti taskuraha, mitte ma sain taskuraha natukene, mitte palju, väga vähe. Ja ma pidin ette kandma, kuhu ja kuidas ma olin selle kulutanud ja see ei tundunud mulle aus. Et kui sa juba anti, et siis peaks olema see sinu enda. Aga see päriselt ei ole aus. Ja kui ma otsustangi osta selle eest kommi ja niisama, siis ma otsustangi või et kas sa nüüd ostsid selle eest pastaka, mida sul läheb kindlasti koolis vaja või vihiku, mida sul läheb kindlasti koolis vaja või kas see oli mõistlik investeering. Vaat see ei ole minu meelest üldse see koht, mida arutada. Et kui see ei ole pahasti selles mõttes halvale teele läinud on ju raha, et midagi ta teeb nagu pahasti selle rahaga, aga et kui see on lihtsalt, et ta tahtis nii, siis las olla nii. Ja kui siis ta tegi sellise otsuse ja see on ka vastutuse koht ja see on ka õppimise koht. Aga mitte see, et nüüd sa pead mulle, ma mäletan seda ebaõiglust enda sees sellepärast, et see iseenda taju, et ma ju ei tee halba. Et see on minu otsused, need on nagu kahtlemine minu otsustest. Ja ise suure inimesed teed samamoodi. Kui palju ostetakse mõttetuid asju, oli sul seda šokolaadi täna vaja või? Ei šokolaadi olnud, ei olnud. Muid asju. Ja nii edasi on ju. Et noh, et mis kohast on ju, me siis seda moraali hakkame nüüd lugema on ju. Et tõenäoliselt need lapsed ikkagi, need on sellised väikesed süütud asjad ja see on tore, kui sa saad nagu rõõmu osta siis selle raha, sest mis on ju väga vahva. Ja selle võibolla uuringu jätkuks, et seal ongi täpselt erinevad tulbad siis on ju, et täiesti nullist kuni ma ei tea, seal teine ots on ka, et maksavadki väga erinevalt üldse lapsevanemad ja ma arvangi, see on hästi oluline, et lähtuvalt oma võimetesse, et mitte ka siin üle pingutada on ju, et teistel on ja minu lapsel nüüd ei ole. Ja ka see, et kui ma ei saagi anda, et ka lapsele selgitada, et noh, ma arvan, kuidagi kui sul on aega lapse jaoks, siis ta ei tunne sellest kuidagi puudust või ta tunnebki, et tal on hästi. Aga kui sul ei ole nagu tal ei panusta ka aega, ega ka sa, mõned hakkavad kompenseerima siis, et ma aega ei panusta, annan siis rohkem raha. Et tegelikult laps tahab tegelikult seda aega on ju, et see ei tööta. Aga ka vastupidi, et võib-olla tuuagi lapsele näite, et jah, et me võib-olla seda ei saa lubada, aga me saame koos näiteks olla on ju, ja teha mingeid asju, mida võib-olla teine laps, kellel küll on asju on, aga tal ei ole neid vanemaid võib-olla, kellega koos aega veeta. Jah, nüüd sa tood selle välja siin, et eks see põhihäda, kui me räägime kas rahast või siin asjadest jällegi, selles mõttes ikkagi rahast, on see võrdlus. See on see, mis meid segab ja see on see, kus tuleb stress, aga tal on. Ja see on väiksena, see on hiljem suuremana ka, et kui me nüüd saaksime selle võrdluse sealt vahelt ära võtta, kas sul on hästi, kuidas sul on hästi, et kui ma ei võrdleks ennast teistega, vaid vaataks läbi iseenda, et kas mul on täna parem, kas mul on praegu hästi, kas kui ma teen mingeid tööülesandeid, mitte see, et ma võrdlen, kas ma teen paremini, kui tema teeb või et kas ma andsin iseenda maksimumi ja kuidas ma ise ennast tunnen. Ma arvan, see on palju olulisem noortele edasi anda, kui see võrdlus koht sellepärast, et nii kui me hakkame võrdlema ja seda meil läbi kooli õpetatakse, et me võrdleme, näed, tema on parem siin matemaatikas ja sina said nüüd näed selle hinde on ju, et see kogu aeg see pidev võrdlus, mitte iseendaga, mitte sellega, kuhu ma olen arenenud, vaid kõigi teistega. Ja, et see on rappa jooksutee, no minu meelest ei vii
see ja ei ole viinud inimesi selge, ilusa, harmoonilise eluni, no ei ole. Me ei võta mitte ühtegi kopikat sinna teisele poole kaasa, kui me ükskord ära sureme, me sureme kõik ühel hetkel, nii et võib-olla siis võiks mõelda, et mis see mõte või mis see suurem pilt on või miks ma siin olemas olen, miks ma siin elus olemas olen. Et jah, ma saan, et jälle veel korraks sinna töö juurde tagasi, ma saan oma töö eest raha, aga ma ei tee tööd raha pärast. Küll oleks ilus, kui see oleks kõigil nii. Ehk siis mulle makstakse küll minu töö eest, aga ma ei tee selle pärast. Ja vaat kui sa pead tegema selle pärast, siis seal juba on ohte nii palju, mis võivad valesti minna. Kas on mingid asjad, mida sina, ütleme, ma ei tea, alati lubad endale, sa tead võib-olla isegi, et see ei ole mõistlik, aga see on see asi, millest ma ei ole nõus loobuma, isegi kui mul raha ei ole väga, et seda asja ma pean kindlasti saama. Ma ei tea, on see tõesti mingi šokolaad või mingi selline. Ma ütleksin, hästi suured, ma ütleks, oma ajast ma ei ole nõus loobuma ja sellest, et mul oleks aega ja mõnusalt olla maakodus või istuda jõe ääres. Või seda, et näiteks ka, et kui ma täna siin olen, et ma jõuan enne käia Kadrioru pargis ja jalutada ja et see on üks. Aga kui sa mõtled, et kas mul on mingisuguseid nõrkuseid on, šokolaad on tõepoolest üks nii, et kui me räägime dieetidest, asjadest, ma võin pidada mõnda dieeti ka vahel ja ma korra aastas tavaliselt niisuguse kevadise puhastuse läbi teen juba 13 aastat, aga šokolaadist ma ei loobu. Tähendab, tehke või tina, see mulle meeldib ja see jääb. Ja. Aga kas on ka midagi, mis, et sa tead, et tavaliselt inimestele meeldib, aga sina oled nõus nagu sellest loobuma, et sind üldse see ei huvita? Jällegi mingid nii-öelda vastupidine. Ma arvan, et sinna alla võivad käia väga paljud asjad. Okay, no. Sinna alla vist tõenäoliselt, millest praegu ütleme selles eluetapis, kus ma olen, millest ma ei saa loobuda, on auto. Selles mõttes mul on vaja liikuda erinevate linnade vahel ja seda ei saa, lihtsalt sa ei saa selle liinibussiga, sa lihtsalt ei jõuaks selleks saaks kohale. See on üks asi. Mingisugune katus pea kohal. Jah, võiks olla. Ma arvan, et kui mõtlen, kuidas seda sõnastada niimoodi. Et ma olen enamikest asjadest võimeline loobuma ja see on ka jällegi hea tunne iseenda sees. Midagi ei juhtu. Kui mul ei ole seda teist või kolmand, ma ei tea, ei ole seda kõik uuemat käekotti, ei ole, ma ei tea, neid kingi, ei ole, ma ei tea, sellist televiisorit, sellist arvutit, mitte midagi ei juhtu minuga. Et ma päriselt ei pea neid asju nii oluliseks. Need on lihtsalt asjad. Et aga jah, ikkagi oleks kena, kui sul on, meie kliimas on raske, vaata sa õues päris nagu elada ei saa. Et nagu ikkagi mingi katus ja mingi soe, et mingid nagu siuke basic asjad. Aga kui sa võtad nagu selle kõige, mina tegin selle mõttemängu läbi, kui suurus koroona ajal. Sellepärast, et erinevalt ma arvan sinust, kellel kui sul oli palgatöö, sul palk jäi. Mul ei jäänud, mitte midagi. Ja siis selleks, et enda vaimset tervist hoida, mis nagu nii ehk naa känatas päris alguses ja ennast kuidagi saada tasakaalu tagasi, siis ma mõtlesin läbi, mis on see kõige hullem. Jaa, see ongi aju jooks kästi. Mis on see kõige hullem? On, et ja siis ma mõtlesin, et see kõige hullem, nagu mis saab juhtuda, on see, et ma olen oma maakodus. Üldse ei pea tööle minema. Ma püüan kala, ma saan selle kala kättega sealt, et ma tean, et see on kartuli kasvatan. Ja kui ma mõtlen kõik selle läbi, kas nii saaks, mul kaevus tuleb vesi, isegi elekter võetakse ära, ikka tuleb vesi, ahjus on küttepuud. Kuule, ma saan hakkama. Ja see oleks päris, tegelikult ei oleks üldse õudne elu, ma arvan, täitsa tore. Et ma saaks kirjutada, teha, olla, et mõelda ise endale, et mis see siis on. Ja palun, et sellest ei võta nüüd mingisugust pealkirja. Ma olen nii harjunud ajakirjandusega, kes lammivad lihtsalt sinu lausest mingi jupi. Ma olen mõelnud seda ka ja mõelge, et aga mis siis oleks näiteks, kui satud vanglasse. No mis oleks ka nagu hästi õudne või võid mõelda nagu
siis ma olen mõelnud, milline võimalus. Emmed, ma usun, te saate minust aru, kellel, ütleme, sul on suur pere, kelle eest mõtle, sa oled üksi, sulle antakse süüa. No nad peavad hoolitsema ka su tervise eest, seal jälgitakse, vaadatakse. Sa saad lugeda, sa saad mediteerida, sa saad olla. Puhkus, kas ei ole mitte? Kusjuures ma jõudsin täpselt umbes samasse kohta, kui mingid noored küsisid, et tahaks kiirelt rikkaks saada. Ma ütlesin, jaa, muidugi, et on võimalus ju ka mingite pettustega on ju, et võib mõnda aega väga hea elu olla, aga siis võib juhtuda, et sa mõnda aega oledki vanglas näiteks. Ja siis me just arutasime, et noortel on ka tihti väga keeruline, et mis valikud, kuhu ma õppima pean minema, kus ma kodu saan, kus ma süüa saan, on ju. Sul on seal kõik olemas, sa ei pea neid valikuid pidevalt igal hommikul õhtul tegema nii toidupoes. Hirmus, kui see ka on, nii on. Ja siis ma mõtlesin, nojah, päris huvitav on ju, täpselt seesama, et ei tahaks seda pealkirjaks panna on ju, ja kindlasti mitte populariseerida. Ei, aga nii see on, aga loomulikult sa jällegi kaotad mingid teise väga suure osa oma vabadusest, mida me tegelikult ei taha kaotada, on ju. Et see on ka suur asi, see vabadus, just see tegelikult ka sinul ka, et vabadus valida, mida ma teen, on ju, mida ma oma ajaga teen. Ja vot seda ostetaksegi nii-öelda raha eest, on ju, endale tegelikult seda vabadust, et kui sul on olemas mingid ressursid, et sa ei pea ja sa saad valida täpselt, mida sa oma ajaga teed. Ja nüüd me jõuame siia, et ütleme, et sul on hästi palju raha. Kutame, nii palju raha, sa ei pea raha peale mõtlema, jah. Keegi teine seal tegeleb nende suure firma, nende töötajatega, vaata, millega mina ei tahaks tegeleda. Et sul on hästi palju raha, sa saad täitsa raha. Kas siis nüüd võib öelda, et inimene on õnnelik, rahul ja tasakaalus? Võib nii ja naa olla. Võib olla nii ja naa. Nii siis see ei pruugi sõltuda ainult rahast, on ju. Aga tõenäoliselt, kui tal juba on palju raha, kui see ei ole tulnud lihtsalt, ma ei tea, rikas onu sealt Ameerikas suri ära, on ju, pärandus sulle pupp, on ju, langes taevast. Võib-olla sa oled ise selle. Siis kui sa oled ise juba sinnani jõudnud, siis tõenäoliselt mingid asjad sinu jaoks, mingisugused väärtushinnangud, mingisugune enesedistsipliin, mingisugune teadmine iseenda juhtimisest ja vaimsest tervisest, tõenäoliselt on sul olemas. Sa ei oleks muidu sinnani jõudnud, ma ei usu seda. Või siis sa jõuad sinna, need inimesed hästi kiiresti kaotavad ka selle ära, et siis see ei ole püsiv. Aga ütleme, et kui sa mõtledki selle peale, et see ei ole see raha iseenese, see ei ole see, sul võib, ma ei tea, minge kellel on võimalus, mine Aafrikasse, mine vaata kusagil seal, ütleme, maapiirkonnas, Aafrikas on väga suuri linnu ka, mis on ja väga suuri riike on ju, aga mine kuskil maapiirkonna või vaata, inimesel silm särab. Tal on äge, tal on tore, lapsed tahavad kooli minna. See on võimalus, nad mõtlevad, nuputavad asju välja, naeravad, armastavad, on elus. Ja siis ma sõidan septembri alguses siit hallist Tallinna linnas sisse ja ma näen laste tuhme pilke, kes lähevad kooli poole või täiskasvanud, kellel on juba otsa ees see tempel, et ma olen väsin, ma ei jõua, ma ei jaksa. Mis on siis õige, mis vale? Et lõpeb see kõik ikka ühtemoodi, aga mis kogemuse sa saad, on ju. Et küll mul oli ülilahe elu, mul oli see auto. Ma ei tea, kas me sealt pilve pealt tagasi vaadates niimoodi mõtleme. No siin on kindlasti see mõtte kohta. Ja miks on ka hea käia reisimas, täpselt see sama, saad selle tunnetuse. Meil on väga hästi, Eestis päriselt on meil väga hästi ja nii hästi, nagu me praegu elame siin Eestis, ei ole mitte kunagi keegi elanud. Et kui sa mõtled tagasi oma vanavanemad ja nii edasi, mine ükskõik kui kaugesse aega, meil on kõike ja kõik on hästi ja meil on praegu turvaline, mis on väga suur väärtus, et see kõik võib muutuda üleöö, et nüüd eriti sooviks kuidagi just siin aasta lõpp algus, et inimesed kuidagi rohkem märkaks seda, mis meil hästi on. Meil on hästi väga palju. Võikski teha üleskutse, et siin aasta lõpus näiteks jõululauas igaüks ütlebki paar asja, mis on nagu väga hästi täna. See kuidagi loob ka sellist paremat tunnet, et oma fookus sinna panna, mitte kurta seal jõululauas, mis kõik halvasti on. Ja vahel on need asjad, mis hästi on väga lihtsad, et vaat siin ma nüüd küll soovitaks, et korraks tuua see võrdlus sisse, et vahel
me vaatame sinna muudkui ettepoole, aga vaata igale poole taha ja kõrvale ja mõne jaoks on hästi juba see, kui jõululauas istumine on turvaline ja keegi sulle kallale ei tule. Et kui sa seda märkad, et sul on kodu, kus on soe, kus sul on turvaline olla, kus keegi ei ohusta sind. Kui sa vaatad korraks oma perekonda ja vaatad, kas nad on terved. Selles mõttes, et kas keegi on praegu haiglas, kes kellelgi on väga keeruline. Kui sul seda ei ole, appi, kui suur asi see on. Kui paljudel on see mure, et sul on laps on haiglas või sinu endaga. Kui sul on need asjad täidetud. Et kõik see muu võib olla või võib mitte olla. Et need sellised... Neid asju tuleb endale meelde tuletada, sest me oleme nii rikki läinud, seda ülemõtlemist on palju, see aju käib nagu tsentrifuug, seda, ja kehad töötavad nagu mingid katki läinud robotid, et me nõuame endalt hästi palju, muudku edasi, muudku rohkem. See on mõnes mõttes hea käivitav jõud, sest me tahamegi muudku edasi, muudku kaugemale, inimene on juba kord selline. Me ei rahuldu sellega, mis oli ikka edasi, mida veel see AI suudab, mis me veel edasi saame teha, kus me veel edasi jõuame minna. Mõnes mõttes tore, aga ta võiks samamoodi olla ka nüüd selle sisemiste väärtuste koha pealt ja vaimse tervise koha pealt. Sest praegu see, mis on juhtunud, on see, et meie disain, see meie masin, see, kes me oleme, ei ole nii-öelda upgrade itud. Aga me eeldame, et ta teeb ilmvõimatuid asju. Siin praegu meie pimedas alas mindi varem magama. Ja talvel üldse võeti nagu rahulikumaks. Aga mis me praegu teeme? Kogu aeg, sul on kogu aeg pressure. Ja sa ei saa puhata, sul on jälle edasi. Me lähme rikki ja me olemegi katki. Ehk siis ütleme niimoodi, et meil on auto nagu sükene vana žigull, niisugune lobudik. See on see meie masin, see meie keha on ju ja see vaim. Ja nüüd me eeldame, et ta peab suutma nagu Ferrariga ringrajal nagu võistelda. Aga ei suuda, meil on vaja seda masinat nii-öelda täiustada, iseennast täiustada, et me oskaks võtta nii-öelda aega maha, kõigepealt tegeleda iseendaga ja siis jõuame nende rahade ja muude asjadeni, kus nüüd asjad peaksid nagu, mis selle elu veel toredaks teevad, sest et päris seda meelt ma ka ei ole, et mine nüüd metsa ja ela nagu mõned need budamungad, et sellel on oma võlu, aga mulle meeldib see elu ja mulle meeldib, et me saame teha lahedaid asju, et sa saad sõita, ma ei tea, motikaga püüda kala, teha toredaid asju. Et see kõik on seda väärt, aga see tasakaal, just see tasakaalu leidmine. Ja nii kui sa näed, et see hakkab sul ajudele, nii kui sa näed, et see on koormav, siis tuleb teha muutusi. Me elame ühe korra ja seda kuuleb liiga palju, kus väga noored siis terviseriketega lähevad sinna teisele poole pilve peale. Ja nad võiksid ülevalt alla viibutada juba näpuga meile kõigi peale, et mis te teete? Jah, ma arvan ka, et see talvel just selle aja maha võtmine, et me kogu aeg üritame endast 120% anda, on ju. Mõtlemata sellele, et jah, periooditi me võime seda teha, aga et siis tuleb see tagasiandmise hetk ka, on ju. Muidu tead sa, minu meelest ei saa isegi periooditi, aga jälgige, öelge mulle näiteks, no ütleme, võtame naised, kes on sünnitanud, sinul on lapsed olemas, on ju, ja. Kas sa said ette magada? Kas sa said ette magada, öeldakse maga nüüd, sellepärast, et siis tuleb see periood, kus sa magad, said, ei saa. Vaata, täpselt samamoodi on see, et sa ei saa nagu mingil hetkel kus sul on nagu 200, tegelikult ei saa, et sa pead ka selles, ütleme kiires tempos suutma seda tasakaalu hoida ja märkama veel nagu osavamalt, millal sa oled väsinud, märkama veel osavamalt, veel nagu lühemates välbetes, et ahah, praegu läheb meil siin võib-olla intensiivselt tund aega, nüüd ma võtan 10-15 minutit, ma tean, ma võtan selle aja maha. Ehk siis mida kiiremaks see läheb, seda osavamalt peab see masin siin töötama. Mitte see, et ma siis põristan ära ja siis mõtlen kunagi mõtlen enda peale ka, siis kui ma pensionile jään, siis hakkan ise enda peale mõtlema, ega enne siin pole aega, me ei saa niimoodi. Aga samas me saame niimoodi, et ma mingid päevad võtame ennast kokku ja panustame ja siis võtame nii-öelda tagasi seda aega. Seda me saame lühikeses sellises, aga mitte aastate mõttes aga ma arvan, et hea viis oleks see, et samamoodi, kui sa teed mingisugust ägedat asja ja kus sa panedki full on energia, aga et sa sellega ennast ära ei lõhu. Et sa oskaks ennast juhtida nii, et sa ennast sellega ära ei lõhu. Ma usun, sa saad aru, 2 erinevat inimest, me võime võtta kamba erinevat, me ütleme 3-4 erinevat inimest on ju. Ma ei põle läbi selle õhtuga, aga sa põled.
ja teine on juba 6 aega ette muretsenud, et see õhtu tuleb, mis on nagu keeruline. Saad aru, et see on, küsimus on puhtalt sellest, kuidas meie reageerime, kuidas me oskame ise ennast juhtida. Ja küll oleks hea, kui sellel hetkel, kui sa teedki mingeid suuri vägevaid asju, kus sa oledki võib-olla kauem üleval ja sa rohkem panustad, et sa kõige selle juures ei lähe mitte katki, vaid jah, mu keha, ma võingi olla väsinud, ma pärast magan, on ju, võib-olla järgmine päev natuke kauem, aga et see ei koorma mind, et see ei lõhu mind ära. Saad aru? Et ei saa olla niimoodi, et nüüd, tähendab, nüüd mul on see pangalaen vaja nagu lõpuni maksta, ma teen veel 5 aastat niimoodi töötan ja mul on ei saa. Sa lähed katki, su keha läheb katki, haigused tulevad, kõik asjad, see ei ole võimalik, et seda ei juhtu. Ja kui me näeme seda, et see juhtub kõigi teiste puhul, miks sa arvad, et sina oled see eksemplar, kelle puhul ei, mina olen see vaprake, mina saan hakkama, elu on kannatuste rada. Palun, et tuleme nüüd nagu mõistusele, et mida, kui palju ja kuidas on vaja ja mis see päriselt oluline on ja mis on see, mida me nii-öelda pärandina anname lastele edasi. Sest nad õpivad meie pealt, kas sa tahad, et su laps on samamoodi ühel hetkel. Kas see on see sinu unistus? Siis kui sa ütled, et ei, ma tegelikult tahan, et mul laps oskaks, ma ei tea, märgata teisi asju või väärtustada teisi asju, oskaks endale aega võtta, mida sa ise ei oska võtta, siis palun tee see muudatus kõigepealt siin. Sa juba mainisid ka, kuidas sa ennast täidad, sest jällegi me näeme sind, kui sa midagi teed, oled särad ja teed ja annad tõesti südamest ja seda on nii äge vaadata, aga mõtlengi, et on mingid teised hetked tõenäoliselt, kus sa siis tegeled sellega, et ennast täita, et mis need asjad on, sa juba mainisid, et käid kalal on ju, maakodu, loodus. Väikesed asjad ka, saab võtta niimoodi suures plaanis ja siis saab minna niimoodi, et sa lähed nagu hästi väikesteks osadeks, näiteks praegu siin. Üldse mitte rääkides hästi kaugel, praegu siin. Mis on hästi, et küll on tore, tegelikult on ülilahe, sellepärast, et ma siin selles hoones, kus me praegu salvestame, muide ma enne hakkasin rääkima sulle, ma olen käinud ühel hingamiskursusel Danbrule, kes on hingamisterapeut, õpetaja. Nädalane kursus, üliäge. Mul on siin nii palju toredaid mälestusi terve selle alaga. Minu keskkool on siit üle viadukti teisel pool. Ja nüüd ma märkan sind, mulle meeldib see ülitoredad kõrvarõngad, mingid väikesed asjad, mida ma märkan, mis minu jaoks on toredad. Et väga hea tee muide, aitäh. Et ma märkan mingeid selliseid pisikesi asju ja nad teevad mul tuju heaks. Aru, et sellistest hästi väikestest asjadest pihta või see, et kui mul täna jäi 2 ettevõtmise vahele jäi natuke aega, et ma läksin Kadrioru parki ja ma mõtlesin, ma jalutan, ma pole nii ammu appi, ma ei mäleta, millal ma olen seal jalutanud just Kadrioru pargis. Siis seal on oravad, siis ma mõtlesin, kui oleks tore, kui see mõni orav tuleks lihtsalt minu juurde, muidu pärast vaatan mul stories. Ja tuligi, ma lihtsalt soovisin, ta tuligi, et küll on tore, see maailm töötabki niimoodi, päriselt, et me usuks seda ise ja hakkaks märkama selliseid pisikesi asju. Ja vaat, need on need hetked ise endale. See korraks või 5-10 minutit. Nagu kohal olemine. Ja see läheb ja see päriselt läheb. Et ma sõidan täna Tartu tagasi, mõni võiks mõelda kuu ette, et appi. Mul tuleb see teise linna minek, on ju, et see võtab minul ei võta see, minu jaoks on see pärast, kui ma sõidan tagasi, mul on see aeg, mul oli üks podcast pooleli, ma saan kuulata midagi, mis on päris mulle endale, mis on mulle oluline ja millest ma tahan paremini aru saada, on ju. Et mul on see aeg ja ma sätin niimoodi, et mul on mõnusalt aega, ma teen peatuse siis, kas seal, ma ei tea, teeme reklaami Tikupoisis näiteks või et ma võtan selle aja, et ma kulgen mõnusalt seda teed. Mul ei ole nii kiire, et ma pean kõigist mööda sõitma. Rahulikult. Et niimoodi aja võtmine, et see mind läheb. Et ma samal ajal, kui ma teen, see mind läheb. Samal ajal, kui ma räägin sulle ja mingi väike kilk on mul siin kõrvas, kes ütleb, aga äkki keegi kuulab. Ja mingi asi aitab teda edasi. Siis see annab mulle energiat. Ja? Et ma teen midagi, millest ma saan aru, et sellel on mõte. Et see mitte see niisama, et tulen siia, äkki olen 10 korda kuulsam, kui räägin sinuga siin podcastis, mitte see. Et midagi just anda. Aga see, et ma saan aru, et sellel on väärtus, et see võib olla kellegi jaoks ajus ühendab mingid neuronid niimoodi ära, et tal on pärast natuke lihtsam. Võib-olla mitte kohe,
võib-olla ta algul mõtleb, noh, see lungemutt seal nüüd jälle midagi rääkis. Aga võib-olla mõne aja pärast midagi ühendab tal ajus ära ja ta ei teagi, kus see mõte tuli. Pole oluline, et mina ütlesin. Ta iseendast tekib see arusaamine. Mitu korda kuulnud võib-olla mingid asju. Tema enda jaoks tekib see. Ja vaat see annab mulle. Et kui sa küsid veel, mis siis looduses olemine, see annab kõigile inimestele annab energiat. Minge, olge, ma ei tea, rabas, olge jõe ääres, mere ääres. On küll seda aega. Kuulen juba, kuidas mõned ütlevad, ei, kus mul see aeg. On küll. Pole vahel palju vaja. Jah, et võtta see hetk, et mine ja ole natukene ja see teeb sulle endale nii palju head ja sul on nii palju parem olemas olla. Et ja kui sa oled ise paigas, kui sa oled ise heas kohas, usu mind, sulle tulevad paremad pakkumised ka. See läheks nii imelikuks see jutt, et kõik on energia, nagu kõik ongi. Et ka, ma tahan olla sinuga koos siis, kui sul on mõnus energia. Kui mul on hea sinuga ja nüüd ma tahaks sinuga teha koostööd. Kuule, teeme sellise asja. Ja siis sa tuled selle mõttega kaasa. Ja kui meil on juba kahe peale siukene mõnus energia, siis tuleb, meil on siin üks tehniline tugi ka, kes jälgib, et me liiga pikalt ei jääks rääkima või õigel ajal meil heeblid maha tõmbab. Siis tuleb tema ka selle mõttega kaasa. Saad aru? Et me tõmbame ligi, noh. Et see on oluline, kui mina olen väsinud, kui ma ei jaksa, kui ma ei võta ise endale aega ja ei oska ennast laadida. Ma nüüd pidin tulema siia podcasti, no räägime, tähendab lapsepõlve, saad aru? Ja, see kõik see on teine asi, ma olen läbi, ma ei jõua, see, mida ma kiirgan, siia ei saa midagi lisaks tulla, sest ma ei tule toime sellegagi, mis mul on. Ja ma arvan ka kuulaja, kui ta kuulab seda, siis tal tekib see, et ma ei taha seda kuulata, või noh, et nagu, ma ei saa mitte midagi. Aga jah, et see, kuidas saaks niimoodi, et mõistaks seda, et samamoodi on see rahas. Sul ei saa tulla rohkem raha, kui sa oled hirmul selle raha pärast, mis on siin see pisike raha. Ei saa tulla. Sest sa ei tule toime rõõmustamisega selle ülegi, mis sul siin on. Ja miks sul veel rohkem anda üldse on? Saa sellega hakkama ja tunne siin, ma ütlen see Keenia või Aafrika näide on ju. Et kas sa praegu oled õnnelik, kas sa praegu oled õnnelikum ja rohkem tasakaalus kui sinu vanaema näiteks, kellel oli oluliselt vähem. Kellel võib-olla oli 2 püksipaari on ju ja no saad aru, need hoopis vähem asju. Kas sa oled temas, kas sa särad rohkem kui tema? Kas sa oled õigel teel? On minu küsimus. Või et kas sa saad aru, et mismoodi see maailm töötab, kuidas see elu töötab on ju. Et kui sa leiad selle rõõmu selles kohas, kus sa oled praegu, sellega, mis sul praegu on, siis saab tulla juurde. Siis sa hakkad nii-öelda magnetina tööle. Ja siis sul antakse. Siis tulevad ideed. Kellel tulevad ideed seal depressioonis ja masenduses? Mis ideed sul tulevad? Väga halvad ideed ja nende järgi ärge tegutsege. Et need mõtted ei ole üldse head. Head mõtted ja edasiviivad mõtted tulevad ainult siis, kui sa oled ise balansis. Ei tule. Sa hakkad genereerima, aga see pole nagu see, et sa tunned seest, et sisetundest, see idee. Ei, sa hakkad genereerima, kust ma saan rohkem raha. Oota, ma teen seda ja ei tule. Ja siis sa mõtled, miks ei tule? Vaat selle pärast ei tulegi. See energiat pole taga, on ju. Ei ole, no kust ta saabki tulla? Sa läksidki juba nende kuidagi unistamiste ja eesmärkide poole ka, et nüüd on ka uus aasta varsti tulemas, on ju. Et kas sina sead endale eesmärke või kuidas sa seda teed või kas sa visualiseerid ka või kuhu sa minemas üldse oled? Hea küsimus. See on jälle, siin võiks hästi pikalt kohe saada vastata. Kui sa korraks mõtled oma elu peale, need sellised hetked sinu elus, kus sul on juhtus midagi nagu üliägedat. Nagu mingi selline võimalus tuli või noh, täiesti crazy'd hetked, vaata, neid ei ole palju, ütleme, elus on ju, aga kui nad tulevad, kas need on sul ette planeeritud, kas oled need endale ette osanud mõelda? See, kus sul on nagu, siuke asi juhtus minuga, ei ole planeeritud. Aga võib-olla sa oled unistanud? Vastupidi, kui me midagi mõtleme ette, siis me mõtleme selle pinnalt, mis meis varasemalt olemas on. Me ei ole võimelised, meie aju ei saa mõelda asju, mida ei ole.
no me ei oska, meie sees puuduvad need kohad. Ehk siis me toimime ainult selle varasema kogemuse pinnalt. Aga mina usun, et need asjad, mis mind ees ootavad, on veel palju suuremad, kui mina oskan mõelda. Aga siiski ma mõtlen, et sa suudad mõelda, et ma tahan sinna reisile minna. No siis lähen. Ja siis sa saad ikkagi selle väga ägeda kogemuse. Ja et mingisugused sellised, sellised pisikesed toredad asjad, see on tore, kui on. Ja tuleb endale ka meelde tuletada, mis nad on olnud sul võib-olla nooruses. Tehkegi siis. Ma ei tea, kui sa oled lapsena mõelnud, et kui ma saaks, ma ostaks endale hästi palju kommi. Kas sa oled ostnud? Rõõmusta seda väikest ennast kasvõi. Mine täna osta hästi palju kommit, hästi mõtetult, jagub tükiks ajaks järgmise Halloweenini välja. Et tee see tore asi siis, et kui sa oled kunagi seda unistanud, tee see ära siis. Praegu saaksid, et kas sa täidad, on ju. Et tihtilugu juhtub see, et me unistame seda, aga selle protsessi käigus juhtub see, et see läheb kuskil, oota, kus see nüüd läks. Kuhu ma nüüd üldse läksin, on ju. Kus ma nüüd teel olen. Aga mingid väiksed asjad teha ära, mis sa oled mõelnud. Nii ma olen teinud motikaloed tõesti, sest ma kunagi väga unistasin. No küll on tore, et see nüüd tehtud sai. Et mingid sellised väikeseid asju, ma võtan endale pisikesi eesmärke küll, või et ma tean mingeid projekte, mis ma tahan käima lükata või mingeid asju ja siis tuleb hakata tegutsema. Ja? Et aga nad ei ole väga kauged, nad ei ole väga võimatud. Et mõned asjad on ka, mida tahaks jõuda teha, mis on võib-olla tõesti väga-väga tuleviku muusika, aga siis ma püüan ikka nautida seda protsessi sinna liikumise suunal. Et kui me jääme väga selle lõppresultaadi peale kinni, ma pean saama selle Rolls-Royce või ma ei tea, ma ei kutad, mis asi see on. Vaat selle peale kinni, siis me ei näe tegelikult võimalusi, me ei näe selles hetkes. No ütleme, minu suur unistus näiteks oleks, ma olen mingi teine tegelane üldse, mitte inga. Minu suur unistus olekski nüüd, võtame selle raha teemaga seoses, et mul oleks, ma ei tea, tohutu suur, ma ei tea siis aktsia või ETF-id või ma ei kujuta ette, mida ma olen sinna kogunud, on ju kuskil selline portfell, on ju. Ma tahan ja ma näen juba oma vaimus, ma olen manifesteerinud. Minul on selline portfell ja siis ma saan rahulikult käia siin reisidel ja teha ja see muudku toob mulle sealt raha sisse, on ju. Ja nüüd mul on see unistus. Aga ma saan sinuga kokku. Ja sa oled seda rahatarkuse ja kõige neid asju siin ajanud, on ju. Aga mul on see unistus, ma olen nii oma sellest kinni. Ma ei märkagi, et sa tulid. Võib-olla ma võiksin sinu käest küsida, kuule. Kuidas ma sinna kiiremini jõuan? Kuidas ma pihta või ma üldse ei ole midagi neid. Äkki ma hakkan kuskilt siit pihta. Näed seal, et ma hakkaks märkama neid asju, mis on praegu siin. Et see visioon võib olla, aga unusta see ära. Sest kui ma ei ole praegu siin, siis ma ei märka ka neid võimalusi. Siis ma ei märka seda, mis see elu sulle toob. No, et me vahel jääme kuskil sinna kinni, et ma tahan ju ka minna... Ma tahan ju ka, et mul oleks oma kodu, näiteks minu näide. Ma tahan ka, ma olen kolinud lapsena hästi palju ja meil lihtsalt sattus niimoodi see elukorraldus. Ja olgugi, et ma olen seal Tartus elanud, siis kuidagi see tunne sellise päris oma koha kohta mul oli. Küll ma otsisin ja tead sa, siis selleks peab olema hästi palju raha. Ja siis peab see ja teine asi sul olema. Kõik need konstruktsioonid, sest me mõtleme selle pinnalt, mis on meie kogemus ja niimoodi ju asjad lähevad. Ma ostsin selle, kui ma ostsin selle, lõpuks ma lasin kõik vabaks. Ma ei tea, kuidas see tuleb. Aga see tuleb. Ja ta tuli hoopis teisi teid pidi, et mul sellele hetkel ei olnudki raha. Aga see kuidagi lahenes ja siis ma sain need asjad makstud. Või et võib-olla sa mõtledki, et ma tahan, et oleks see auto ja sa mõtled, et selleks ma pean minema kõigepealt tööle, siis ma pean hästi palju teenima raha, aga võib-olla tuleb teistmoodi. Äkki keegi, ma ei tea, kingib sulle, äkki keegi annab sulle laenuks, äkki keegi, mis iganes. Äkki see tuleb teisel kujul, et ärme mõtle, sa ei saa mõelda seda kinni, et see teekond on nii. Sest võib-olla elu tahab sulle näidata, siit mine siit, miks sa ei lähe, et mine siit, no ei lähe. Et vahel asjad võivad olla väga lihtsad ja elu üritab sind suunata, aga me lähme nagu silmaklappidega. Ma tulin täna kesklinnas sealt raadiomaja juures. Nad ehitavad seda teleraadiomaja, seda ühist asja sinna, on ju, ja seal on härra lehepuhuriga. Ma tulen eemalt ja seal nagu pikk tee oli, ma sain teda jälgida ja ta mässas, seal oli 2 lehekest,
2 lehekest ja kuna tee on märg ja praegu on sadanud, siis ta lükkas ja need lehekesed ei liigu paigast ja siis üks vaikselt hakkas liikuma ja ma tulen jube pikk, mul on terve see aeg jälgida, kuidas ta selle lehekese ja ühe ta saigi siis sinna niimoodi, et see läks siis seal on nagu need aiad, kus on see ehitus, käib sinna aia alla. Läks see leheke ja siis, kui ma olin tema kõrvalt, hakkas seda teist lehekest ja ma mõtlesin, ma ei teinud seda. Ma mõtlesin, et ma kükitan ja võtan selle lehe üles. Kas sa ei teinud? Ei teinud, aga ma mõtlesin sel hetkel, ma võtan selle ja panen näiteks prügikasti või panen sinna puu alla. Magic, ülilihtne, aga sa jääd sinna kinni, sest et tal on ju see puhur on ju. Ma pean sellega ja tegema. Ja nüüd ma pean tegema tööd, et jah, et vahel me mõtleme ise, mitte vahel. Ma arvan, et enamasti 90% juhtudes me suudame asjad mõelda keerulisemaks, kui nad on. Nõustun sinuga ja vaata, kui sul on see eesmärk ja sa jõuad sinna eesmärgini, siis on ka tühi tunne. Vaata, et nii, nüüd tehtud, mis ma siis nüüd edasi teen, et sellepärast võib-olla ongi see sama. Ja siis tekib stress jälle teistpidi on ju, et mis siis nüüd ja kuhu nüüd ja siis järsku sa märkad, et sa ei tea, kes sa oled, kes ma ise olen, mida ma tunnen, mis mulle meeldib, mul on mingid lapsepõlvetraumad ka, või et mis iganes asjad või et hakkad, millal sa elama hakkad? Millal me hakkame elama, kas seal pensionipõlves või, aga jällegi ma ütlen, miks järgmine aasta, miks mitte täna, miks praegu, et miks ma praegu ja neid muudatusi, et inimene on arenemisvõimeline, aju on arenemisvõimeline, et ma saan kohe teha, et kui ma muidu olen see, et kallis kuulaja saab siis või vaataja saab siis mõelda, et kas sa oled see, kes pigem on mida ta räägib, vaadaku, mis tal endal seal seljas. Kas sa oled pigem investeerinud palju kritiseerimisse, muretsemise, kuhu? Kus oled investeerinud, kus on sinu tähelepanu? Või hakkad vaikselt harjutama, see on seda väärt, usu mind, harjutama, et sa märkad teisi asju. Et on võimalik õpetada oma ajule, nii kui ta märkab nagu mingisugust negatiivset, samamoodi on võimalik märgata ju positiivset. Et näiteks, kui ma vaatan siit aknast välja, et ma saan märgata seda, et ülituusad graffitid on tehtud sinna seina peal, ma vaatasin nagu tõesti ägedad, mulle meeldib, kui on tehtud sellised kunstilised ja sellised toredad. Et Tallinna on nii suur linn, et sa peab otsima, kus need ägedad graffitid on, Tartus on need, jäävad rohkem muide silma. Et märgata ja siukseid toredaid asju, õpeta endale, palju energiat sa kulutad selle peale, ma ei tea, kas siis minu või kas või Inga Lunge kritiseerimise peale, kuule, pane see sama energia kuskile mujale, juba hakkab parem. Ja see on see sama, ma võin vaadata ka graffitit, mõelda, et issand, kui nõme nad on ära sodinud. Et see on täpselt sama asi, me näeme täpselt sama asja, mis mul peas, mis mõte tekib. Aga energia lõpuks on teine, sinul on päev natukene rohkem juba rikutud, aga minul päev toredam. See ongi see sama, et see treenimine, et automaatselt nagu muudad seda ja see on nii võõras juba isegi kuulda, et kuidas sina nägid üldse sellist halba graffitit siin, et see oli minu jumala äge pilt on. Aga sama on ja see kõik on harjutatav ja samamoodi ma usun, sa saad kinnitada, on see ka selle rahalise poole pealt. Et kui me hakkame vaikselt panema kas või 1 euro või niimoodi ja siis 2 ja natukene, täpselt natukene paned on ju, et siis see märkamatult, mina ei olnud seda meelt, mulle muide üks investeerimistark, kes ei ela Eestis, elab Ameerikas. Ütles, Inga, sa peaksid mõtlema selle peale. Ma ütlesin, ma investeerin hästi palju oma maakodusse, tõesti ma ehitan seal seda on ju ja see on mulle oluline ja esiteks, et te saaksite aru, et need on ka investeeringud on ju. Et see on raha, et on mingi asja all on ju sul. Aga et panna kuskile siis, ma ei tea, mis need aktsiad asjad, see oli ammu see asi, aga tõesti hakkasin siis proovima ja küll oli tore, tõesti ühel hetkel oligi nii, et elus oli selline punkt, kus oli oot, praegu oleks vaja aga mul ongi. Siis mul tuli meelde, et tead sa, ma olen sinna, vaata, seal oli raha täitsa nagu maast leitud. Et tegelikult üle maast leitud, et selleks tuleb ise natukene teha ja muide see hetk, millal ma hakkasin hästi selgelt selle peale mõtlema, oli koroona aeg, kui raha ei olnud üldse. Ja panema sellest mitte üldsegist midagi kõrvale, kui oli võimalik, siis on kergemal ajal niikuinii võimalik. Just see on minu meelest see sama, et kui sul on mingisugune sissetulek, on palju lihtsam panna kõrvale kui see, kui sul pole mitte mingisugust sissetulekut või on väga väike, et tõesti, et parem siis juba seda teha ja väikeste sammudega ja jällegi see sama hoida oma mõte lahti, et kuidas ma saan, on ju mitte see, et ma ei saa.
et siis sa blokid kõik ära. Väga hea, just täpselt see kuidas, sest inimesed küsivad, ei tea, kas mina ka saan. Ära küsi kas küsimust on paha küsimus. Seal võib ei tulla vastuseks, kui sa ei taha, ära nii küsi. Siis on ainult kuidas küsimus, kuidas saab. Ja ükskõik mis asjades elus, kuidas nüüd saab. Kui sa näed, et mingi asi jookseb ummik, kuidas nüüd saab paremini. Mis on need otsused, mis mul tuleks teha. Ja muutus hirmutav, on niikuinii, õudne hakkab, ebamugav tuleb, nii kui me lähme uutele radadele. See tuleb, inimesed tegutsevad kas hirmule vaatamata, mõned värisevad, teevad ikka nagu mina. Või siis teised jätavad tegemata, sest nii tohutult hirmus on. Kuule, aga Inga, nende heade sõnadega ma arvan on hea kokku tõmmata meie tänane episood ja ma arvan, et sinuga neid teemasid oleks rääkida siin, teha kohe terve seeria, aga hetkel siis piirdume selle ühe saatega ja ma arvan, kuulajana on ka siit päris palju sellist, mida mõelda, millele mõelda ja ma arvan, et siit jäigi just see kõlama, see aeg iseendale. Ja see võiks olla, ma arvan, vaadates praegu meie nii-öelda laias laastus probleeme, siis need sealt alguse saavad. Aga aitäh kutsumast. Ja aitäh sulle ja mõnusat siis jõuluaega ja aasta lõppu. Just ja palju olulisem kui kõik need kallid kingitused, kõik see, mis me rahaliselt saame anda, uskuge mind on see, et olete kõik koos ja tehke midagi toredat, mängige lauamänge. Võib-olla mitte Monopoli, midagi muud. Aga miks mitte Monopoli? No seal ma võtaks selle rahateema sealt korraks kõrvale ja välja, aga tehke mingeid mõnusaid asju koos ja väärtustage seda koos olemise aega. Aitäh kõigile vaatajatele kuulajatele. Kogumispäev.